Näitleja Margus Prangel, ma olen elus näinud vägevaid humoorikaid vanamutte jube palju ja nüüd on üks juures, aga teda pole olemas. Tema sees on Margus Prangel, kas see fantastiline roll, kus ka parema tahtmise kombel ei olnud võimalik sealt meest üles leida selle sees. Kas see kellegi järgi maha tehtud? Kas on kuskil elus sellist mutti kohatud? No eks ta ole mitmest sellisest daamist kokku pandud, jah, et mingid sellised reaktsioonid ja mulle endale väga meeldib seda teha, sest et siis, ütleme, siin on natukene võib-olla vanaemast, natukene on emast, natukene on tädist, natukene on mingist külamoorist ja mingisugused sellised ütlemised ja sellised reaktsioonid ja mingid asjad, et nagu ei pidanud eriti midagi siin väga, ütleme siis, pingutama, et nüüd õppida žeste või õppida seda häält, et see kuidagi vajaski minust võib-olla välja tulemist. Mitte see, et ma nüüd väga kapist hakkaksin välja tulema, aga ütleme jah, väga lõbus on teha seda. Etenduse eelses raadiosaates ütles autor Arlet Palmiste, et tead, Margus Prangel on väga tahtnud sellist asja teha. Kas pani ta nüüd natukene üle või mööda või tõepoolest on olnud selline mõte, et saaks kunagi mingi sellise rolli teha? On see kuskil olnud nagu latentselt olemas? No ega siis võib-olla jõuavadki need rollid sinuni lõpuks, kui sa ikkagi neid soovid teha ja see on lihtsalt väga suur väljakutse oli alguses, kui ta pakkus, ega ma ei teadnud, kuidas see minema hakkab või mis siin siis nagu saama hakkab, aga jah, et see nagu huvi, et mismoodi kogu see prooviprotsess, mulle üldse teatri juures kõige rohkem meeldibki nagu prooviprotsess, et pärast, kui juba oled publiku ees, et siis on juba nagu vormistamine, aga et see teekond sinna ja võib-olla, et kas minus üldse on olemas need sellised kohad ja väga lõbus oli igatahes. Üks selline tehniline nüanss, tegemist on täispika etendusega, kus peategelane on mängust väljas, ma ei tea, etenduse jooksul kokku võib-olla vaid 10 minutit kogu selle enam kui 2 tunni jooksul. Kui lihtne või keeruline oli hoida seda hääle tämbrit? Ma arvan, et vähemalt kolmandik-pool, võib-olla isegi rohkem seltskonnast ju teadis, kes on Margus Prangel ja kindlasti otsis Margus Prangeli häält, mina ei leidnud, ma ei tea, kas keegi leidis. Kuidas see tehniliselt käib, et püsida selles hääles? Ma arvan, et kogu selle asja võti ongi see, et sa kujutad seda lihtsalt niimoodi ette. Stanislavski meetod, et eladki sellesse? No põhimõtteliselt küll, jah, et sa lihtsalt kujutad seda tädi ette ja siis see hakkab sealt tulema, et sa ei mõtle selle peale, et ma nüüd seda fraasi ütlen kuidagi niimoodi või et siin ma lähen falseti peale või jah, sa kujutad lihtsalt seda sihukest daami ette ja ma arvan, kõige suurem väljakutse üldse kogu selle asja juures siin on mängida sellises tohutus poroloonis, nagu siit alt paistab, Jana Volke tegi fantastilise kostüümi, on ju, ja siin üleval pool ka, et ma arvasin, et ma sulan lihtsalt laval ära, aga ei olnudki nii hull, kui ma arvasin. Et eile läbimängus oli see asi hullem. Esietendusel ilma natukene alastes lubatakse 28 kraadi, läheb hullemaks. Või seal sees ei ole vahet? Ei, ma arvan, et täna oligi juba see täpselt see sihukene 28 kraadi enam-vähem ilm aga kuna ma istun ühe koha peal väga ei liiguta ja kui nagu närvi ka ei ole sees, et siis väga higistama ja. Kui palju nüüd selles rollis, mida publik niimoodi naudib täiel rinnal, on seda Alvine Pedriksit ennast? Kui palju näiteks oli üldse enne teada selle kohta? Milline ta nagu tegelikult oli? Kirjanik Arlet Palmiste, siis näitekirjanik ja lavastaja, tema ikkagi tegi uurimust selle kohta ja kõik see, mis seal on elulool põhinev. Et olid ikkagi need raamid ees, et ei pidanud ise välja mõtlema seda tegelast. Ja kuna ka foto on olemas sellest Alvine Pedriksist, et milline ta oli, et siis üldiselt, kui sa ikkagi vaatad inimest niimoodi foto pealt, siis mingi aim hakkab juba tekkima, et kuidas ta liigub ja millised žestid tal on ja nii edasi. Igatahes väga äge etendus ja loodame, et jõuab hästi palju inimesi selle ära näha ja võib-olla keegi ka üles salvestab, see on Eesti teatriajaloos üks tore märk. Margus Prangel, aitäh selle rolli eest. Suur tänu. Kõik head.